Mina olen Õilme ja ma tervitan kõiki suuri ja väikeseid Kigu TV jälgijaid. Maailma lõpp on üle elatud ja uus aasta vastu võetud. Nüüd aga tšekime üle, mida talviste kuu saates näha saab. Meie koolis on palju erinevaid huvitavaid tegevusi. Ja taas minas väga kipitav. 25. jaanuaril käisid meie kooli õpilased Tartu kesklinna koolis uusi kümnendikke värbamas. Jaanuari lõpus käidi Tartu kesklinna kooli põhikooli lõpetajatele tutvustamas Kivilinna gümnaasiumi põnevaid õppesuundi. Igasugune õpilane rääkis oma klassi õppetööst ja õppekäikudest. Õpilastest tegelevad kaitsekoha tasakaal spordiga. Näiteks me oleme tundides teinud läbi erinevad case'e, ehk siis proovinud juurde. ERR, Kanal 2, TV3, käisime vaatamas ka Balti filmimeedia kooli TFM. Meile on ajudega ilusad tüdrukud spordiklassis ja ajudega elab noorne. Üha enam suureneb inimeste huvi unenägude maailma vastu. Mida need tähendavad, miks ja kust need tulevad? Kigu TV reporter Sabina käis kooli peal ringi ja päris meie õpilastelt, millised on olnud nende meelde jäävamad unenäod. Ühele õpilasele on uni väga tähtsal kohal. Me kõik näeme unenägusid, vaatame, mida põnevat ja huvitavat näevad meie koolilapsed unes. Mis on sinu kõige meeldejäävam unenägu? Nägin, kuidas ma läksin Itaaliasse reisile. Mind tapeti ära. Kukkusin alla puu otsast. Ma läksin oma unenäos mingisse kaubamajja ja siis seal see ei olnud selline kaubamaja, kus ma nagu kunagi käinud olen. Et see oli täiesti nagu lõbustuspargi moodi, et nagu see oli väga omapärane ehitis. Siis kui pull ajas mind katusel taga. Kõige meeldejäävam unenägu oli selline, et ma magades nägin musta pilti ja siis ilmusin mingi vana naise nägu, mis oli hästi vana ja siis see oli hästi creepy, nagu märkasin alati üles mingi hirmuga ja see oli hästi jube. Kõige meeldevam unenägu oli see, kui ma unes nägin, kuidas ma esimest korda autoga sõitsin, mis oli 5-aastaselt. Okei, et olin metsas sõpradega, mängisime jalgpalli ja siis hakkas dinosaurus taga ajama meid. 2 sõpra söödi ära ja siis ärkasin ülesse. Nägime 3. maailmasõda. Minu kõige meeldevam unenägu oli vist see, kui ma nägin, et ma kukkusin kuskilt alla ja siis mu kehast käis võbin läbi ja siis tegin silmad lähti ja siis oli kõik korras. Meie kooli õpilaste unenäod on üsna mitmekülgsed. Paraku enamus on siiski sünged. Loodetavasti on tulevuse tööd helgemad. Väga paljudele on sibula lõikamine ilma pisaraid valamata väga suureks katsumuseks. Kigu TV toimetus kogus kokku erinevad nipid, et neid selle salakavala aedvilja hakkimisel katsetada. Eksperimendi viib läbi Kigu TV peatoimetaja Alice. Huvitav, kas pisarad jäid peitu või sai neid siiski näha? Tere, mina olen Alice. Täna teeme eksperimendi ja saame teada, kuidas lõigata sibulat nii, et pisarad ei jõuavad. Alustame siis sellest, et ma peaksin võtma külma vett suhu ning lõikama sibulat. Teiseks katsetame me muva märjaks käimise. See oli ühtnes rängtega. Kolmas katse. Paneme sibula kuuma vette, mõneks ajaks seisma. Nii kaua me teeme 4. katset ja selleks me panime juba enne külmkappi sibula. Nüüd võtame sealt välja ja lõikame. Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Ja taas minas väga kipitav ning
peaksime mõlemale poole lõika lauda, panema millad teekullad. We rock, gonna go up, gone, two sis goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like. Kui seda lõikate, siis see teekull kõik mööda. Lõika lauda panna, kõik nina jaoks ja käed vaja. Tunne, et tuletakse on käed ära. Niisiis ja kõige ekstreemsem katsetus on siis selline, et peab panema kujumisprillid pähe. Nii et sellest isegi mõjub. Tartu linna meistrivõistlustel pandi taskusse mitmeid medaleid. Katrin Pärn sai kuulitõukes 3., 200 meetri jooksus 2. ning kõrgushüppes jäi jagama 1. ja 2. kohta. Laura Tšernova sai kaugushüppes 3. koha. 60 meetri jooksus päriti Õilma Võro 1. koha omanikuks ning 3. koha sai Carol Kao. Saali jalgpallis saavutas põhikool Tartus 1., vabariigis 3. koha. Selle aasta esimene saade ongi lõppenud. Kohtume järgmises saates. Tšau! Said I'm no good for you. Talking all this, boy, I'm too good for you. Saying all this shit, but you're still around. Not telling motherfuckers what I do for you. You can leave